On suvise pööripäeva õhtu, õhusooja on 12 kraadi. Hakkan minema Vooremäele, et vaadata, kas Raudallikast Voore linn täna ennast ilmutab. Loojang enne Vooremäe linna päästmist näeb selline välja. Olen siis jõudnud Allika Pervele ja hakkan allapoole liikuma. Näed, ja täpselt see auk, kuhu ma arvasin. Ja nüüd on niimoodi, et ma kardan, et mitte midagi ei juhtu, sellepärast, et ma vaatasin tagasi. Olen nüüd Vooremäe metsas, Raudallika juures ja on saanud selgeks, et mingisugust Vooremäe linna täna suvisel pööripäeval siit Allikast üles ei tõuse, sellepärast, et oma suurel kangelase teekonnal vaatasin ma tagasi. Ja legend ütleb, et tagasi vaadata ei tohi, nimelt astusin ma sellesse salakavalasse sügavasse auku, mis seal mäeveeru peal oli. Ja loomulikult vaatasin ma kohe tagasi ja filmisin seda auku. Nii et täna ei tulnud Vooremäe linna päästmisest midagi välja. Ootame siis järgmist pööripäeva. On 23. september, sügisene pööripäev. Kell on 9 ringis õhtul, õhusooja on 3 kraadi ja on hakanud sadama väikeseid lumekruupe. Olen Vooremäe metsa läheduses, põllu peal eemalt paistab Tartu või õigemini luun ja kurgikasvandus ja suured korstnad ja läheneb siis minu järjekordne Vooremäe linna päästmise hetk. Hakkan siis Vooremäe nõlvalt alla liikuma Raudallika suunas. Täna sügisesel pööripäeval läks kõik plaanipäraselt, tagasi ei vaadanud, kõndisin otsejoones Allikani, pidevalt filmides, aga mida ei ole, on härja Ike ja Vooremäe linn. Ei oska arvatagi, mis valesti läks. Tšau, pa! Täna on talvine pööripäev. Olen Vooremäe metsas ning üritan jälle Voore linna päästa. Mul on kaasas oma tehtud piparkook, mille kavatsen ohverdada Allikale. Lugesin uudistest, et eile oli maakera ajaloo kõige pikem öö ning täna muide on ka magnettorm. Näha pole midagi, kuna taevas on pilves, tüüpiline. Õhu temperatuur on -2. Ma igaks juhuks ütlen, et siis on teada.
Eks siis vaatame, mis juhtuma hakkab. Hakkan Vooremäe nõlvalt alla liikuma. Allikas on külmunud. Kuna jää oli peal, ainult äärtes ei ole jääd, siis see jää nagu, siis minu piparkook kukkus jää peale ja läks katki. Täna ei klapi nagu mitte miski. Tehnika jupsib, ma ise olen kuidagi liimist lahti ja minu katse päästa Voore linna luhtus taas. Võib-olla sellepärast ka, et detsembris on ikkagi juba külm ja allikat katab nõrk jääkiht. Võib-olla see jää ei lase Voore linnal lihtsalt üles kerkida. Ma räägin. Tehnika ei tööta, ma tahan praegu kinni panna seda ja mul kadus nupp ära.